Kui sa tunned taaskord, et suvi on jällegi sinu sõrmede vahelt läbi libisemas ja vaadates kalendrit jääb sulle täiesti mõistmatuks, et kuidas küll on võimalik, et 1. juuni ja 19. juuni vahel laskus kõigest 3 päeva ja tunned sa meeleidet, et seda suve kuidagi täiel rinnal rohkem nautida ja minul on sulle nüüd üks soovitus, kuidas sa saaksid selle oma suve täielikult ajalukku kirjutada. Nimelt selleks tuleks sul kõigest osta Ferrari Roma endale ja kui sa seda ikkagi mingil põhjusel teha ei suvatse, näitad sa ikka täielikult üles oma põlastusväärset ja alatut suhtumist suvele ja täiesti valmis olematust suve täiel rinnal nautida. Ja sellisel juhul võid sa selle saatega jaos kinni panna, kuid kui sa oled valmis seda kõike tegema, oled sa teretulnud kaasa elama järjekordsele naisluksele proovisõidu saatele. Ferrari Roma nägi juba ilmavalgus 2020. aasta hilissügisel, põhineb ta Ferrari portafooliol, olles tema kõvakattega versioon, kuid sarnaneb ta oma välimselt palju rohkem Aston Martini Vantage mudelitele, nagu oleksid itaallased soovinud oma õiget Bondi autot veel paremini teha. Mootoriruumis on tal olemas esisillast tahapoole paigutatud ideaalse kaalujaotusega V8 kaksikturbo bensiinimootor, kuid mille töömaht on natukene erinev, kui sa harjunud oled ehk mitte 4 või 5 liitrit, õnneks mitte ka 1 liiter, vaid 3,9 liitrit. Ühendatakse ta 8-käülise klassikalise käiguga automaatkastiga ja nullist sani jõuab ta kõigest 3,4 sekundiga ja silmad ette teete kõigile tänu 620 hobusele. Ja interiööris olemas tal 8,4-tuline multimeediasüsteem, olemas digitaalne näidikupaneel ja väga head materjalid, kuid see paneel on natukene segasevõitu, isegi läägav, olemas tal rooli peal puutenupud ja isegi puutenupust läheb ta käima, mis teeb talle küll omajagu häbi, kuid tõesti on olemas seal ka kaasreise paneel mõningase infoga ja vägagi head materjalid. Pagasrumi mahub talle 272 liitrit ja lisaraha eest saab tagaistmed alla klappida ja suurendada ruumikust 340 liitri juurde ja anda alati tagaviooline. Ja sa kuulsid õieti, sinu naine võib lõplikult pikali käia igasuguse linnamaasturi jutuga ja ei ole tal mitte midagi vastu öelda Ferrari Romale, sest et Ferrari Roma tagaistmetel on olemas isegi 2 Isofixi kinnitust ja kui sinu sõbrad võivad sulle rääkida, et nende lapsed on ikkagi üles elanud väga kehvades tingimustes, siis sa saad neile öelda, et ka sinu lapsed on pidanud taluma tohutut kitsikust, kuid seda ikkagi Ferrari Roma tagaistmel, kus on olemas ikkagi enam-vähem isegi ruumi, et saab seal elatavalt olla ja ruumikust on tal isegi natukene rohkem kui konkurentidel ja hinnad algavad tal 300 000 eurost ehk et ta on omajagu poole kallim kui 8. seeria BMW, kuid ta on seda kõike väärt, sest iga sekund tema roolis on iga sekund erilisem kui iga eilne päev sinu elus. Selline on Ferrari Roma ja selline oli sellekordne naisluksele proovisõit. Meie kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.